Tere hommikut kõigile. Hetkel on siin hommik. Täna on selline pühapäevane päev ja kell on alles kuskil 9 läbi 10 aeg. Kellel hommik, kellel juba lõuna. Käisin siin koertega jalutamas ja mõtlesin, et järsku tuli selline mõte või tunne, et me inimesed oleme ikka nagu natukene nagu imelikud või sellised, no mitte päris imelikud, aga sellised omamoodi olendid siin maamuna peal. Kui me kogu aeg mõtleme, et meilis on midagi, mida me ei tunne, siis on selline tunne, et otsime midagi kogu aeg või õpime ennast tundma, ja oma mõtteid tundma ja siis otsime abi nagu kuskilt mujalt, numeroloogiast või siis kaardidest või siis horoskoopidest või siis kätejoonte lugemisest. Ja siis mul tuli nagu selline tunne, et endal, et kõiki asju peab uskuma omamoodi, nii nagu ei peab on vale sõna selles, aga et usu, mida sina tahad uskuda, aga see, mis sinu küljes on, ehk siis käejooned, need on sinu enda küljes, et need peaksid küll rääkima siis nii-öelda tõtt. Et see, mis sinu elus on olnud või on tulemas, ehk siis minul ei ole aktiivne käsi vasak, ehk siis vasak on minul olnud selline ja ma arvan, et sinul on täpselt sama asi, et see vasaku mitteaktiivse käel on see asi, et ma rääkisin selles ühes videos sellest, et seal on jooned, mis tulevad juba väiksest lapsest peale sulle ja sinna lisandub kogu aeg jooni, ehk siis need jooned ütlevad imelik hääl, mingi auto äkki. Ja, et siis need jooned ju näitavad ette, mis meie elus nagu olema peaks. Ja siis aktiivne käsi ja siis, kui sa nagu neid vaatad, siis see on sinu küljes. Tahtsid sellest rääkida, mitte kätest, mis need on, vaid sa tahtsid sellest tundest rääkida või sellest õppimisest, enda arusaamisest. Et kui sa nagu ei tea, mis sind ees ootab või mis oli sul kunagi või mis sul on nagu ette määratud, siis käejooned ei valeta. Et need kindlasti räägivad tõtt, sellepärast need on joonistatud sinu külge ja keegi teine ei ole seda teinud, vaid sina ise oled sündinud nende joontega, mis sinu kätes on. Ja siia juurde kindlasti kuula ka numeroloogiat, siia juurde kindlasti kuula ka, ei kindlasti, aga siis, kui sa tahad seda teha ja usud midagi, siis kuula kõiki asju, mida sa tahad juurde. See, kuidas teised seda asja räägivad sulle, milline sina oled, see on üks asi. Aga see, mida sa enda sees nagu tunned või et mida sa tunned, et see nagu tõesti räägib sinust või see mingi teema või millest räägitakse sinust, et milline sina oled või oled tulemas olema või olid kunagi, siis see, et sa tunned seda sees, see on see õige asi. Et kuula oma südame häält, kuula oma nagu sisemist häält ja seda häält, mis nagu sulle alati sind kaitseb ja hoiab. Vot selline mõte oli mul täna hommikul, et kuidas meie külge on joonistatud palju asju, mida me ei näe ja ei tea ja loomulikult kõik uus või kõik see maailm, mida me ei oska ise tõlkida või ise ei oska lugeda, siis see kõik on meie jaoks selline ahaa hetk ja seda kannatab siis kuulata, võib-olla, kui sulle meeldib, et siis pane mulle pöial püsti ja siis telli kanal, et siia on küll huvitavaid lugusid tulemas. Vot, selline lugu oli täna. Ei venita nätsu pikemaks. Vot nii, toredat päeva teile ja nüüd on nagu pööripäev oli vist eile, jah, eile oli pööripäev, ehk siis öö oli väga pikk, selline, mu lapsed kohe tahtsid hommikut oodata, millal päike tõuseb, ütlesid, et nemad magama ei lähe, kui on öö on nii valge, mõtlesin, okei, ärge minge. On pühapäev ja koolivaheaeg ja miks ei, ja vot selline lugu.
tšauka, toredat päeva teile.